et see lõpeb jah nüüd ära ja siis hakkab Saturni Jupiteri aeg. Ja see on pigem selline, üldse Saturni aeg on kestnud, see põhiaeg siis on kestnud alates 2009. Mis on siis põhimõtteliselt peale majanduskriisi nagu ajal juba tegelikult veits, aga põhimõtteliselt sellest ajast on Eestis siis olnud selline natuke nagu ma ei tea, millise Ansipi säästupoliitika algas, aga umbes see aeg vist oli. Et oligi Saturni aeg tavaliselt tähendabki seda, et tuleb aega, tuleb kokku hoida, tuleb üles ehitada asja. Ja kui me võtame Eesti taasiseseisvumise kaarti ka, taasiseseisvumise kaarti, siis seal on ka seesama just see ülesehitamine, see, et meil on vaja nagu pingutada, me ei saa praegult võtta vabalt, meil on vaja Venemaa sellest ohust põhimõtteliselt nii kaugele saada kui võimalik, eks ole. Et see kõik näitab seda, et praegusel ajaperioodil pigem ongi lihtsalt selline keeruline aeg olnud, segane aeg ja need teadmised tulevad rohkem siis ütleme järgmisest aastast, et mismoodi siis edasi liikuda, et on see Saturni Jupiteri periood siis, Saturni põhiperiood, Jupiteri alaperiood, mis kestab umbes 2 aastat, mis on täpselt lõppu isegi hetkel ei tea, aga umbes niimoodi, 2 aastat, ehk siis kuni 2027 lõpuni, circa. Ja see on siis selline viimane selline periood, kus on meil nagu sellist ülesehitamise sellist nagu asja, et peale seda hakkab Eestil siis Merkuuri põhiperiood, mis kestab ka 20 aastat.